vaatame, et kuidas siis kuhu keegi, kas siis keegi näeb ennast sobivat kuhugi ja siis räägime sellest, et mida siis peaks tegema, et Arko Vara kinnisvarabüroos alustada, kui see peaks olema soov. Aga võib-olla mõned mõtted sellest, et kes mina ise olen, ma olen nüüd 21 aastat, saab see aasta selles valdkonnas oldud. Alustasin kunagi noore mehena, kinnisvaramaaklerina ja, ja üks asi, mis selgeks sai, on see, et see töö on väga vaheldusrikas ja selgeks sai ka see, et see töö on teiselt poolt vaheldusrikas ja annab võimaluse teenida seda sissetulekut, mida ma siis kujutasin ette, et ma sooviksin. Ja teine pool oli siis see, et sain aru, et see töö on raskem, kui ma arvasin. Nii et siin on mõlemad asjad, et ühelt poolt see väärtus, mida sa saad sellest, see kompensatsioon on loomulikult väga hea, kui sa oled selles töös väga hea. Aga see on ka teiselt poolt raskem, kui ma arvasin. Aga näe, ma olen 21 aastat selles sees ja jätkuvalt usun, et on olemas suurepärased maaklereid, kes tegelikult võiksid tööd alustada ja jätkata. Ka meie büroos on üks maakler, kes on olnud üle 30 aasta. Nii et ma arvan, ja ta ei kavatse lõpetadagi, nii et inimesi, kes on 10-20 aastat, nii et selles äris on üks reegel, et mida kauem oled, seda paremaks läheb. Ja kui me hoiame seda teravust ka. Aga võib-olla ma alustan siis sellest, et kes see kinnisvaramaakler selline on, aga ennem alustamist küsin lihtsalt huvi pärast, et võite siia chatti panna, et kes kust vaatab, olete Tallinnast, olete kuskilt mujalt Eestist. Pange siia chatti, kes kust vaatab, et siis on niisugune väike ülevaadega, kes kus meil nii, Pillerin vaatab Tallinnast, väga äge. Nii, Euge on ka Tallinnast, aga oleme Tallinna keskne täna, aga Raivo on meil Tartust, väga kihvt. Nii, meil on Tallinna ja Tartu esindatud. Olete te keegi juba maaklerina alustanud ka või olete täna lihtsalt huvi tundmas selle teema vastu? Võite seda ka siis chatti panna. On keegi juba tegutsemas või olete lihtsalt alustamas või mõtlemas selle peale? Euge on jah, oli. Okei. No, maakler on kõige nagu üldisemalt öeldes, siis kinnisvaramaakler on vahemees. Nii, Raivo ütleb, ei ole veel, on plaaninud. Et kinnisvaramaakler on tegelikult vahemees. Vahemees kahe lüli vahel. Väga hea, aitäh, Pillerin jagamast. Ehk siis ostja ja müüja vahel suures osas. Ja nüüd võime küsida, et miks ostja ja müüja omavahel hakkama ei saa? Võiks tegelikult öelda, et ostja paneb sildi üles, et tahan osta ja müüja paneb sildi üles, et tahan müüa. Ja kindlasti on neid inimesi, kes täna selliselt päris hästi ka toimetavad. Aga mida me näeme, on see, et ostja ostab hinda, müüja müüb emotsiooni. Ja miks kinnisvaramaakler on turul olemas, on sellepärast, et ta tegelikult aitab sellel ostjal ja müüjal omavahel üldse kokku saada. Ja nõudluse ja pakkumise äris kehtib selline reegel, et kui maaklerit vaja ei oleks, siis maaklerit poleks. Nii lihtne see ongi. Ja väärtuspakkumine tegelikult algabki sellest, et maakler ühelt poolt aitab sellele samale nagu ütleme müüjale leida selle ostja sobiva hinna eest ja siis selle tehing lõpuni viia. Ja siin on mugavusteenust ühel pool peidus, et keegi säästab kellegi aega, keegi on süvenenud kinnisvara õigusesse, keegi saab aru, kuidas tehingud käivad, kuidas asja tehakse, sest kõik inimesed ei tegele selliste teemadega. Aga väärtuspakkumine nagu laiemalt on peidus ka selles, et kinnisvaramaakler aitab üldse tehingu ära teha. Ma näen kümneid ja kümneid ostjaid ja müüjaid, kes saavad omavahel kokku, aga ei saa kokkuleppele hinnas või ei saa kokkuleppele tingimustes. Ja ideaalne oleks, kui oleks üks maakler, oleks keegi, kes vahendaja, nimetame vahendaja, keegi, kes aitab neil kahel osapoolel kokku tulla. Nii et kinnisvaramaakler on ennekõike vahemees kahe inimese või enama vahel ja aitab tehingud lõpuni viia. Mitte lihtsalt alustada, mitte lihtsalt müüa. Vahest öeldakse, et maakler on see, kes paneb kuulutused ülesse. See on ainult üks väike töö sellest, see on nagu osa sinu töötamise protsessist. Aga põhifookus on sellel, et ma viin midagi algusest lõpuni läbi. Leian kliendi, kellel on vajadus,
kuni sinnamaani, kuni see vajadus saab siis täidetud. See on nagu sisuline pool. Ma võin veel illustreerimiseks öelda, et ostjad on kassid ja müüjad on koerad. Ja üldjuhul need kaks ei pruugi omavahel läbi saada ja sellepärast ongi vaja kedagi, kes aitab siis osapooltel hakkama saada. Aga meie töö on kindlasti väga palju mitmekesisem, see, mida maakler väärtusena pakub, aga nagu ütlesin, see on selline mugavus, see tähendab seda, et ta tegelikult võtab ära ostja või müüja pealt mingi koorma ja lahendab need teemad ära. On see siis juriidiline pool, on see ehitustehniline, on see turunduslik või on see müügitöö, mida on vaja, et keegi ära teeb. Ja meie kõigi eludes on mingisugused tööd või asjad, mida me ei ole ei soovi ise teha ja tahame, et keegi teeb meie eest ära. Ja nii on ka kinnisvaramaakler keegi, kes võib seda aidata teha. Kas Eestis võib teha ka seda tööd keegi, kes ei ole, või ütleme, omanik ise, absoluutselt. Soomes näiteks ei tule see eriti kõne alla, aga Eestis on see kohe kindlasti, et inimene võib ise panna oma kuulutuse ülesse ja kogu selle asjaga tegeleda. Ja kui ta on selles asjas pädev, siis ta saab ka tulemusteni. Aga võib-olla teine asi, kinnisvaramaakler teeb seda kui professiooni ehk ametit. Ta on professionaal. Amatööri ja professionaali vahe ongi see, et professionaal saab selle eest palka, mida ta teeb. Amatöör ei saa. Ja maakler, kes teeb professionaalselt seda tööd, ongi maakler, kellel on iga aasta 40-50 tehingut ja vahendab 40-50 tehingut, 40-50 siis arvet on tal võimalik aastas välja saata, näiteks keskmiselt. Siis see on kindlasti professionaal. Keegi, kes teeb ühe tehingu ära, on selles mõttes, selles kontekstis amatöör. Nii et nii palju siis kinnisvaramaaklerist. Tegemist on ettevõtlusega selles mõttes, et kinnisvaramaaklerid on Eestis, ütleme, 99% ettevõtjad, kas nad tegutsevad siis üksi, väikestes tiimides või suurtes või brändide all nagu Arko Vara, ja nad kasutavad siis seda brändi eelist selleks, et siis seda ettevõtlust teha. Ja kinnisvaramaakleril ei ole 9-5 töötamise võimalust ega luksust, vaid tal tuleb tegelikult teha tööd vastavalt sellele, kui palju ta siis endale sissetulekut parasjagu tahab. Nii et kes on ettevõtja taustaga, teab väga hästi, et ettevõtlus ei alga kell 9, ei lõppe kell 5, midagi pole teha. No see ei sobi kõigile, see on selge. Nii et ma jõuangi võib-olla järgmise punktini, et maakler on ennekõike ettevõtja, ettevõtliku mõtlemisega. Sageli on küsimus, kas ta on ettevõtja selle kõige suuremas tähenduses, võib-olla täpsem oleks öelda, ta on freelancer või vabakutseline. Tal ei ole justkui ülemust ja ka need, kes Arkos alustavad, Arkol ei ole ka tüüpilist ülemuse alluvuse suhet, vaid on selline käsunduslepinguline suhe, kus me oleme üksteisega lepime töötamise viisi kokku. Aga jätkuvalt peab olema maakleril võimalus vabaks ettevõtluseks, et siis teha nii palju sissetulekut, kui tal siis parasjagu see soov või tahe on. No aga kellele sobib maakleri töö? No kinnisvaramaakleri töö sobib tegelikult inimesele, kes on iseenda juht. Ma olen pannud tähele, et tegelikult on väga vähe inimesi, kes on valmis iseennast juhtima. Neile meeldib, kui keegi teine neid juhib. Hea, kui keegi ütleks, millal tuleb alustada, millal tuleb lõpetada. Aga see ei tähenda, et abi ei ole. Ka kinnisvaramaakler vajab abi, aga kinnisvaramaakler on ennekõike keegi, kes vajab, kes tahab olla, kes tahab siis ise juhtida enda tööd. Maakleri töö sobib inimesele, kes teab, mida ta tahab. Ja tahab seda väljaspool sellist tüüpilist 9-5 loogikat. On mingisugune suurem miks ja üldiselt ma ütlen, nagu iga töö peaks finantseerima midagi. Kinnisvaramaakleri töö ei ole töö eesmärk omaette, vaid millegi finantseerimiseks. Mida siis inimene vajab? Tahab ta siis paremat elujärge või tahab siis osta, ma ei tea, lastele korterit või tahab osta endale seda äri ette eesmärgil kinnisvara. Nii et kinnisvaramaakler peab olema tema miks olemas, miks ta seda teeb. Nii et ennast juhtiv inimene, kellel on tema miks. Sa tead, miks sa midagi tahad. Ta sobib inimesele, kes on initsiatiivikas, kes on valmis tegelikult müügitööks, vestlema inimestega, suhtlema inimestega
ja see suhtlus võiks tulla vabalt välja, see tähendab nagu ikka müügis, et inimene, kellele meeldib inimestega rääkida ja suhtlus tuleb vabalt välja. Nii et maakleri töö sobib inimesele, kes otsib siis sellist tegutsemisvormi, mis ei piira teda nagu palgatöö, aga ettevõtlusvormina on ta rohkem nagu vabakutselise sarnane. Loomulikult on võimalus veel frantsiis võtta ja luua veel suurem äri, aga kui me räägime kinnisvaramaakleri tööst. Vahekommentaar, 50 tehingut aastas on päris palju. 50 tehingut aastas on kindlasti suur number, aga pigem kui seda teha professionaalselt, siis noh, see peaks olema see fookus, et kui palju, et teenida head sissetulekut või suurepärast sissetulekut. See loomulikult ma ei ole siin rääkinud, et kui palju see keskmine vahendustasu oleks, et sellise tehingute baasi juures, et võib ju teha ka 25 tehingut, aga siis on näiteks keskmine tasu pisut kõrgem. Aga tuleme selle tehingute arvu juurde pärast tagasi, nii et ma võtan kokku selle punkti, et kellele sobib maakleri töö. Maakleri töö sobib sellele inimesele, kes tahab tegelikult siis luua endale ise sissetuleku ja sellises vormis, nagu see freelancing on. Et ettevõtlusvorm ja teab, mida ta tahab. Millised on eeldused maakleri tööks? Üks on selge, kõigile ei sobi see. Ma olen oma elus sadu intervjuusid läbi teinud ja võib-olla ka tuhandeid maaklereid näinud ja käivitanud. Näen, et on inimene, kellele see suurepäraselt sobib. Suhtlus, pingetaluvus, kõik on olemas või see soov suhelda ja pingetaluvus on olemas. Aga siis keegi avastab seda tööprotsessist, nii et selge on see, et see kõigile ei sobi. Ei sobi võib-olla ennekõike neile, kes otsivad väga suurt stabiilsust. Stabiilsus selles äris on täitsa olemas, aga see tuleb välja võidelda. Nii et sellel on hinnasilt küljes selleks, et maaklerina edukas olla. Tuleb see stabiilsus välja võidelda. Mis eeldused on veel olemas? No ma võrdleks seda nii, et ükskõik millise uue valdkonnaga sa alustad ja eriti kas freelancingu ettevõtlusega, sul peaks olema vähemalt mingigi puhver. Mingigi puhver sellepärast, et sa ei hakkaks liiga kiiresti mõtlema sellele, ütleme siis nii, et see sageli paistab see suur nälg klientidele välja. Kui keegi tahab kellegi raha võtta, siis klient näeb seda. Ehk siis tegelikult on hea, kui alustaval maakleril on väike puhver selja taga, on see siis näiteks 3-4 kuu varud, et ta suudaks need 3-6 kuud tegelikult tehingute jõudmiseks nagu hakkama saada. Mis eeldused veel on? Mingi pingetaluvus peaks olemas olema, ehk siis selle ebaturvalisuse pingetaluvus. Ma olen näinud maaklerid käima saamas ja edukaks ükskõik mis eluvaldkonnast. Kes tulevad palgatöölt, kes tulevad ettevõtlusest, aga eeldus, et pingetaluvus on olemas, on kinnisvaramaakleri töös kindlasti vajalik. Sulle peavad inimesed meeldima. See on naljakas küsimus, aga ma kunagi intervjueerisin ühte maaklerit või kandidaati ja siis ta ütles, et ma küsisin, kas sulle inimesed meeldivad, siis ta ütles jaa, aga ainult tuttavad. No ega ta nüüd päris ei valetanud, sest ega meilegi meeldivad sõbralikud ja tuttavad näod, aga kinnisvaramaakler töötab väga erinevate inimestega. Meil on erinevad rahvused, erinevad taustaga inimesed, kes tahab osta, müüa, vahetada ja meie tahame nende kõigiga hakkama saada. Maakleri töö võiks eeldada teatud ambitsioonikust, tahad võita, sulle meeldib võita, sul on mõnedki sellised võidu ambitsioonid kuskil peidus. Nii et võib-olla see ongi kõik need eeldused, mis maakleril võiks nimetada. Et see viimane on siis see võidu eeldus. Vabandust. Nii, aga lähme järgmise edasi. Mida silmas pidada alustades? Oletame, et kõik need asjad on olemas, sul on olemas eeldused, sulle sobib maakleri töö ja mida peaks siis silmas pidada alustades? Alustades peaks silmas pidama seda, et see suhtlemine
potentsiaalsete klientidega või kliendi suhtlus, see osakaal, et leida kliente, kellega suhelda, see on päris suur. See on suurem, kui väga paljud arvavad. Ehk siis see sissetöötamise aeg selleks, et maaklerina läbi lüüa, on suurusjärgus 1,5 aastat. See on selline ajavahemik, mille jooksul me tegelikult õpime seda tööd meie büroos, siis 4 kuni 6 kuud on selline alustava maakleri periood, kus ta teeb ära teatud hulga tehinguid ja teeb ära ettevõtte siseeksami. Ja seejärel saab ta tiitli nooremmaakleri asemel maakler ja see algus ongi kuni 1,5 aastat, see on selline sissetöötamise periood. Me oleme soovitusäris ja 1,5 aasta pärast võiks olla nii, et soovitused hakkavad tulema. Keegi nägi sind kuskil, keegi kuulis sind, tegid mingi tehingu ja juba keegi soovitab sind. Nii et mida alguses silmas pidades, seda esimest 1,5 aastat. See on kriitiliselt tähtis, ma ei ütle, et see ei pruugi olla pikem või lühem kellelgi, aga minu praktika ütleb, et see on selline sisseelamise aeg. Teil kõigil on mingi kogemused millegi alustamisel, siis te teate, et alguses on asjad rabedad ja vajavad õppimist. Nii on ka kinnisvaramaakleri töös, et eeldus on see, et sul on vaja sisse töötamiseks aega. See ei ole kindlasti selline eeldus või ütleme siis, mida silmas pidades veel, et see ei ole selline kiire sissetulekuga äri. Aga ma ei ütle, et need esimesed tehingud ei tule kiirelt. Meil on inimesi, kelle tulevad 2. nädalal tehingud, meil on inimesed, kelle 3. kuul. See sõltub suures osas sellest, milline on sinu suhtlusvõrgustik. Nii et ma ütlen nüüd järgmise asja, mida silmas pidades alustades. Sa võiksid mõelda läbi, milline on sinu suhtlusvõrgustik, kui paljusid inimesi sa tunned ja kui palju inimesi tunneb sind. Ütleme, ideaalilähedane on 4000. Need on sellistel tippudel on 4000 inimest kuskil võrgustikus. See ei tähendab Facebooki tutvused, see tähendab 4000 inimest on nende sellises, nimetame siis, mõjuringis. Aga 4000 on, ma räägin siis nagu sellisest ülimast eesmärgist. See on nagu selline number, mis tegelikult, mida me oleme kaardistanud, mis sellise tippudel pigem nende ümber on. Et mida suurem on sinu suhtlusvõrgustik ja tutvusringkond, seda parem. Nii. Mida veel alustades silmas pidada? Peaksid olema valmis õppima. Küsi enda, kas ma olen valmis õppima, kas ma olen valmis uusi trikke õppima, kas ma olen valmis uut karjääri õppima, kas ma tahan luua endale uue fookuse. Et see peaks ka olema siis selge. Sul tuleks mõelda uuesti iseendast, kui ka ütleme siis müügis on oluline, et ma suudan ka ennast näidata, ehk siis see sotsiaalmeedia turundus, kas ma olen valmis ennast näitama, rääkima sellest, mida ma teen ja kuidas ma teen. See on ka oluline vaade. Kui sa ei näe ennast turundust tegemas või näitamas iseendas, siis see töö võib olla osutuda raskeks. Nii et selline ka sotsiaalne aktiivsus on oluline. Kas ma olen nõus olema sotsiaalselt aktiivne? Kui palju on maaklereid? Väidetavalt on kuskil 2500 maaklereid vähemalt siin Tallinnas. Aktiivseid maaklereid on kindlasti vähem. Ma arvan, et sinna suurusjärk 700 kuni 1000 inimest, kes igapäevaselt toimetavad, aga professionaale on alati oma osa sellest. Kas on ruumi uutele maakleritele? Uute maaklerite jaoks on ruumi turul, aga see tähendab seda, et professionaalide jaoks. Täna ei ole väga lihtne diilideni jõuda, kui inimesed teevad seda lihtsalt kõrvalt. Et võtan kellegi tuttava korteri ja hakkan pakkuma. Et pigem, kui me räägime jälle sellisest professionaalsest tegutsemisest, et sa suudad aastas müüa ikka rohkem kui, ütleme siis 50 on selline tippeesmärk, aga suudad seal 25-30 tehingut teha aastas, siis ilmselge, et selleks tuleb pühenduda sellesse ärisse, et seda igapäevaselt teha. Pühendunult ja keskendunult. Ja nendele maaklerite on kindlasti ruumi, absoluutselt. Mõelge, kuna maakleri töö iseenesest ei nõua väga kõrgeid standardeid alustada, see tähendab seda, et sul peab olema väga tugev potentsiaal selleks, suhtluse mõttes ja võimalused ka. Aga meil ei ole täna Eestis sellist reeglit, et sul peab olema, ma ei tea, 2-kordne
magistriharidus ja ma ei tea, majandusvaldkonnas, vaid tegelikult piisab sellest potentsiaalist, mida sina ise hindad ja mida siis see büroo hindab. Ja saadki alustada, nii et see tähendab ka seda, et mõned inimesed hindavad ennast üle ja väljuvad sellest. Nii et võrdlemisi suur on tegelikult ka nende maaklerite hulk, kes väljuvad sellest ärist iga nädal, iga aasta, iga kuu. Nii et maaklerid on küll palju, aga neid tuleb ja läheb. Aga ma ütlen, et siinsamas Arkovaras meie büroos on inimesi, kes siin on olnud 20 aastat või 10, 15, 20 aastat ja teevad seda tööd igakuiselt ja on loonud omale sellise sissetuleku ja kliendibaasi, millega hea on tegutseda. Kuidas on maakler tasustatud? Tasu tekib seal, kus on väärtus. Maakler on tulemustasu, puhtalt tulemustasu peal, nii nagu freelancing ettevõtlus seda on. See tähendab seda, et kui maakler suudab tehingu kokku panna, ostja ja müüja omavahel kokku panna, notaris ära käia, siis tekib väärtus. Ehk siis maakleri töö näeb välja seda, et me leiame müügiobjektid, üüriobjektid ja leiame nendele üüri- ja müügiobjektidele siis vasted, ostjad ja müüjad või ostjad ja üürilised. Ja kui me seda suudame teha kiiresti, hästi, kvaliteetselt, siis müüjad maksavad meile selle eest tasu. Tasu suurusjärk algab pigem 3% müügihinnast, nii et kui korteri müügihind on 100 000 eurot, siis 3% müügihinnast on 3000 eurot, et siis see on käive, mis tekib. Kinnisvarabürood maakleritega jagavad käivet, see tähendab seda, et büroo kulutab kulud ette ja siis kas ta turundab objekte, turundab inimest, annab talle koolitust ja siis nendest tehtavatest tehingutest jagatakse tulusid. Ja kuidas seda tulu jagatakse, see on büroode kaupa väga erinev, seda tutvustab teile ka, kui te olete otsustanud maaklerina alustada, siis intervjuul kindlasti kellega te läbi viite intervjuud, tutvustab teile siis tasusüsteemi ka. Aga iseenesest tasusüsteem näeb välja just selline, et mida rohkem käivet, seda suurem ka protsent on. Ja protsendid on alates 40–70%, mida siis jagatakse. See sõltub siis käibe suurusest. Nii on peaaegu et igas büroos, kõigis suuremates büroodes vähemalt. Nii et maakler on tulemustasu peal, kui me leiame müüjale ostja, saame sealt vahendustasu, tekib käive ja seda käivet siis jagatakse. Mida büroo pakub maaklerile? Büroo pakub maaklerile ennekõike keskkonna, kus maakler saab siis tegutseda teiste maakleritega koos, kus info on jagatud ja kus tekib siis väärtus, meeskonna väärtus ja ka äriline väärtus. Et sul on võimalik siis, ütleme siis kolleegidega koos äri teha. Et mõnes mõttes on just ka konkurendid, aga tegelikult büroos nad ei ole omavahel konkurendid, vaid teevad koostööd. Ja mida büroo tavaliselt siis maakleritele pakub, ongi see keskkond, koolitus, mentortugi ja ka see selline äriline keskkond. Ehk siin tegelikult, kuna sa võid ju kodus ka seda äri teha, siis siin büroos tegelikult siin muud ei tehtagi kui äri. See tähendab seda, et siin võimendub kõik see äri. Siin tuleb seda aina juurde. Nii et meiegi teeme ju seda sama üle Eesti, meid on 70 maaklerit, 23 hindajat, teeme siis iga päev äri koos ja läbi selle siis siin olemise inimesed siis jõuavad tehinguteni. Sest maaklerina võib, nagu ma ütlesin, alustada ka nii, et Raivo otsustab seal laua taga praegu, kus iganes sa istud, et minust saab nüüd maakler ja sa võidki alustada sedasi. Ise küsimus on see, et kuidas sul see algus käima läheb, võrreldes sellega, kui sa oleksid näiteks siin minu vastas ja me hakkame rääkima mingist objektist või klientidest või kliendibaasist, mida ka meie omame. Meil on oma infosüsteem, mis samamoodi aitab siis maakleritel seda äri teha. Nimetame seda aviseks. Meil on oma koolitusprogrammid, mis siis käivitavad alustavaid maaklereid. Meil on oma siis tööprotsessid, kuidas maakleri töö üldse käib, kuidas siis me jõuame nende tehinguteni. Ehk siis siin on oma loogika taga, kuidas meie siis oma maaklereid käima paneme või aitame neil käivituda. Kui meie maakleril läheb hästi, siis läheb ettevõttel hästi. Nii et see on see loogika, et meil ei ole võimalust nii, et ettevõttel läheb hästi, kui maakleril ei lähe.
nii, aga ma nüüd vuristasin teile kiiresti ette sellise põhiloogika kinnisvaramaakleri tööst, kes ta on, kellele sobib, mida silmas pidada, kui palju on maaklerid, kuidas tasustamine käib. võib-olla vastan ka juba ette küsimusele, et kas maakleri tööd saab teha osalise ajaga. jah ja ei, pigem ei, sest maakleri töö on nagu iga teine töö, et kui sa, mida rohkem sa panustad, seda rohkem sa tulemust saad. mida vähem on sul aega, seda vähem sa tulemust saad. on olemas periood nimega üleminekuperiood ühelt töölt teisele, see võib sobida. et sa võtad mingi aja, et siis teha see transition või muutus ühelt töölt teisele, et siin on võib-olla mõne kuuga võimalik või mõni kuu võtab aega, siis see on mõistlik. on olemas töid ja ettevõtlusvorme, mis väga hästi töötavad kinnisvaramaakleri ja ütleme töö vahel. näiteks meil on siin tiimis selline inimene nagu Joshua James Viinalets, kes on muusik, aga ta on absoluutselt suurepärane maakler. ja miks ta on suurepärane maakler, on sellepärast, et ta tegelikult see muusika ja tema see maakleri töö sobivad omavahel väga hästi kokku. ta saab sealt kliente, tekib sünergia ja nii on meil siin ka teisi inimesi, kes tegutsevad mingis suhtevaldkonnas aktiivselt ja nad saavad läbi selle siis kliente endale juurde. nii et kui keegi juba tegeleb millegi, kus on palju kliente või mingi kliendibaas või tutvusringkond, nimetame nii, siis kinnisvaramaakleri töö võib jube hästi sellesse sobida, nii et need kaks omavahel üldse ei vastandu. nii, aga nüüd, kui on küsimusi, siis ma vastan hea meelega küsimustele. kas on midagi, mida ma ei seletanud piisavalt või midagi, milles ma saan täpsustada? Pavel küsib, kus teie büroo asub. Meie bürood asuvad üle Eesti kõikides suurlinnades. Tallinnas on meil 3 bürood ja peamaja on siin Rävala 5. Töösuhe on käsundusleping. Ehk siis me sõlmime maakleriga käsunduslepingu. Pilleriin küsib, et sain aru õigesti, et keskmine maakler teeb circa 25-35 tehingut. jah, professionaalne maakler, kes teeb seda igapäevaselt ja on juba, ütleme, käivitunud pärast seda 1,5 aastat, siis selline 25-30 tehingut on keskmine. see küsimus on pigem see, et tipud teevad veel rohkem, tipud teevad 50+ tehingut aastas. ehk siis selline mõistlik keskmine on 25-30 tehingut aastas, jah. aga noh, alustatakse nullist, on ju. et selleks, et teeme siis ka sellise arvutuse, et kui sa tahad teha 25 tehingut aastas, sul peaks käima aastas läbi vähemalt 50 objekti. 50 lepingut tuleks sõlmida siis aastas. see tähendab, et iga nädal tuleks sõlmida 1 leping, mis on ka meie absoluutne standard. nii, kas kellelgi on veel küsimusi? võin vahepeal öelda seda, et kui te siis olete huvitatud kinnisvarabüroo Arko just pakkumisest ja sellest, et kui on selge plaan, et sa tahad kinnisvaramaaklerina, siis saada oma CV@arkovara.ee ja meie partnersuhted võtavad sinuga ühendust ja siis lepivad juba kohtumist kokku. hea oleks lisada ka motivatsioonikiri, et me teaksime, mis su taust on, miks sa tahad seda, et siis me saame nagu kiiremini aidata sul edasi liikuda, et vaadata, kus linnas ja mis vaja on. kas on võimalik kasutada õigusabi? jah, õigusabi on ka olemas. just. nii et ma arvan, et Raivo, kui sa võtad ka ühendust meie Tartu tiimi juhiga Siimuga, ma ütlen sulle kohe, Siim Peetsiga, siis võid talle öelda, et mul on huvi siis tulla vestlusele, et saad otse ka Siimuga vestelda, et Arko Vara koduleheküljelt leiad tema kontakti.
Siim Peetson nimi. nii, õigusabi, no see ongi, et mõte on see, et kui sa juba büroo all tegutsed, siis niisugused tugiteenused nagu turundus, müük, koolitus, õigusabi, et need toed on täna büroos olemas. Need ongi need, miks me tegelikult ju seda tasu jagame. et siin on olemas mingisugused toesüsteem, tugisüsteem, mis sind igakuiselt siis aitab siis lahendada jooksvaid küsimusi, mis iganes siis meil tekib. Milleks peab valmis panema, ongi see, et sa oled valmis tegema ise kõva tööd. et leida kliente ja kliente siis aidata. see on see, kus see raske on. nii, kas tuleb veel mõni küsimus või on? kuidas maaklerid tavaliselt oma tervisekindlustusteema lahendavad, kas võtavad kindlustuse ja maksavad palka? mõlemat on. See sõltub, et kui sa oled, noh, see on umbes sama, et kui sa oled alustav ettevõtja, et kuidas sa seda siis teed. et eks sa siis teed vastavalt võimalusele. et päris palju maaklerid ikkagi algusest võtavad tervisekindlustuse, aga nii kui on tehinguid, nii kui on edasiminekut, siis tegelikult makstakse endale miinimumpalk ja siis sealt vaikselt edasi. Pavel, lepi see kokku, kui sa saadad oma CV @arkovara.ee, siis sinuga lepitakse lihtsalt see vestlus kokku. panen siia kirja CV@arkovara.ee. nii, aga kui nüüd rohkem küsimusi hetkel ei ole, siis te saate neid iga aeg küsida, kas meie siis samamoodi CV@arkovara kaudu või info@arkovara kaudu. ja me kõigile teile vastame hea meelega. ja ma soovin teile kõigile edu, tahan tänada, et võtsite aega mõelda kinnisvaramaakleri töö peale. ja meil on alati ruumi suurepärastele maakleritele ja inimestele, kes tahavad meiega koos äri teha, nii et see on nagu see kokkuvõte, et inimesed, kellele meeldib äri teha, on alati Arko Varas hea meelega oodatud. et sellepärast me koos olemegi. aga soovin teile edukat päeva ja aitäh, et olite minuga see pool tundi.